Ta alustas enda teenistus sõdurina nagu tavaline jalaväelane, killud iga pool kuskil midagi plahvata. Et kui sõduri tahab elada, et kaasas peaks olema 2 kutti. Ilmselgelt kõik see olukord seal on väga keeruline. Tervist kõikidele vaatajatele ja kuulajatele. On järgmine Sõdurilehe podcasti saade. Mina olen teie saatejuht Gregor Stenver Romanovski. Mul on ekstreemselt suur au oma esimeses saates rääkida Ukraina sõjameedikuga, kes oli Mariupoli sügaval lahinguväljal. Täpsemalt pidi ta läbi elama Azovstali sissepiiramise ning nüüd täna on ta tulnud rääkima oma kogemusest. Lisaks oli mul võimalus ka kuulamas käia tema loengut täpselt samal teemal ja tegemist on erakordselt tugeva närvisüsteemiga mehega, seersant Ihor. Lisaks on meiega täna ka Kaitseliidu tõlk, kes aitab meil paremini üksteisest aru saada ning aitab ka subtiitreid koostada. Tervist, härrased! Tere! Tere! Alustuseks, kas te saaksite natuke tutvustada ennast ja rääkida, millega te tegelesite enne sõda? Власна річ. Отже, я Ігор Роздобудько. Tema on Igor Rozdobudьko ja ta on Azovist arst. Ennem sõda ta oli lihtsalt tsiviilis arst. Ta elasid väikses liina sees ja kuna tekiks seda sõda Ukrainast 14 aastast, siis ta läks otse Azovis. Ta alustas enda teenistus sõdurina nagu tavaline jalaväelane ja siis läks edasi meie struktuuris on niimoodi mingi meditsiinistaabi mingi töötaja, ütleme niimoodi, läks kõrgemaks. Ja 19 ta läks ZSU-se, ZSU-se on nagu kaitsevägi ja Azov ja ZSU-se on natuke erinevad struktuurid. Ja üks päev ennem suured sõjad, mis hakkas Ukrainas, ta läksid tagasi enda üksustele Azovi. Ma tean ka, et Ihor ei ole esimest korda Eestis. Et milline on olnud teie varasem kogemus Eestis olemisega? See oli 15 aastast, et nemad kutsuti Tartu, kui ma arvasin õigesti meie akadeemiasse, et mingi väljaõpet saama. Родом із Радянського Союзу і не зовсім з себе то все викинув. Там нас вчили. Seal saanud taktikalised meditsiini väljaõpped ja seal ta saanud seda diplomi. Ennem seda Ukrainas oli niimoodi, et oli tsiviilmeditsiin ja oli taktikaline meditsiin ja nende tsiviilmeditsiin, ütleme niimoodi, ei soovi seda taktikalised olukorras. Ja siis Tartus nad pannud kõik asjad kokku. Ongi nende Eesti taktikaline meditsiin ja nende Ukraina tsiviilimeditsiin, siis kõik läks nagu arusaadav. І якщо певні елементи з допомоги поранених можна було отримати в Україні, до нас активно їздили. Ukrainas too ajal oli ka mingi erinevad NATO instruktorid, kes käinud sinna ja teinud mingi väljaõpped. Aga see kogemus, mis ta said Tartus, oli nagu väga hea. Et seal oli sükest tundid nagu farmakoloogia, ma ei tea, kuidas seda eesti keeles. Võib-olla ongi niimoodi eesti keeles farmakoloogia. Psühholoogia oli ka. Psühhiatria, nagu ma arvan, see ongi samamoodi eesti keeles. Ja mis ta ütles seal farmakoloogias oli niimoodi, et nendele näidati, kuidas
meditsiini mingi preparaatid kokku panema. Okei, väga huvitav. Ja, enam-vähem niimoodi. Ja. Räägime siis natuke tõsisematel teemadel ka, et kuidas oli ellujäämine Azovstalis. Et kas te saaksite palun kirjeldada oma sõjaaegseid elamustingimusi seal? Ta ütles, et iga päev seal oli ekspront, et inimesi tarkanud ja iga päev nagu teinud midagi nagu teismoodi. Seal oli päris lihtne motivatsiooni kaotada, siis iga päev nad otsinud kuskil seda motivatsiooni ja ütleme niimoodi ennem seda nad kogu aeg midagi harjutanud, aga mitte keegi pole olnud valmis, et niimoodi sõda toimub. Кожен раз потрібно було робити якісь нові рішення, і відповідно це підштовхувало і стимулювало дуже. Aga kuidas te suutsite siis hoida seda motivatsiooni või leida seda endas? Спочатку, можна почати з того, що в Азові... Alustame selle eest, et Azovs ongi selline üksus, kus nad mitte sõdurid, nad on võitlejad kõik. Ja nendel juba oli kõigil motivatsioon ja Azovis ei ole motivatsiooni mingi probleemid. Need ongi sõdurid alguseks juba tahtnud venelastele vastu nina panna. Olukord oli selline, et mitte keegi ei olnud valmis ja ei ole oodanud. Et nad hakanud sõidima niimoodi, et terve üksust on ümber piiratud. Et kõik plaanid olid selline, et põhimõtteliselt nad viivitavad vastased. Aga läks niimoodi, et kõik plaanid, sõdurid, ohvitserid, štaab peaks kohe nagu enda taktikat muutma, mitte viivitamiseks, et lahingus, kuna terve üksus on ümber piiratud, ütleme niimoodi. Ja siis hoida oma seda ala ja kaitsta seda. Ja. Швидко ми зіткнулися з ситуацією, коли päris kiiresti saanud selline olukord, et tagala, põhimõtteliselt moon, toit, meditsiin, varustus ja edasi oli otsas ja nendel oli vaja improviseerida, kus kogu see asjad nagu leida. І де їх брати в умовах, коли не буде підвозу з материка. Siis järgmine mure, mis nendel oli positsiooni valik, seda pärast, et kogu aeg nendel oli vaja muutuda enda positsiooni ja vastne kogu aeg hevitas nendel mingi objektid, kus nad elanud, siis oli vaja kogu aeg muutuda enda asukohta ja kõik varustus uuesti ümber panema seal. Ja väga palju improviseerida. Väga palju improviseerida, jah. Ta ütles, et nad hakanud kiirabiautod kasutama, aga nad ei kestnud nii kaua ka ja nad hakanud lihtsalt tsiviiliautod ümber ehitama, ette valmistama, et haavatud inimesi transportimiseks. Aga siis olid veel teine mure, rehvid, et nad 4 korda päevas vahetanud rehvid, nad võitnud suvalised rehvid, rattad iga poole, et kiiresti seda rehvi või rattavahetusi teha. Це осколки, із-за того, що багато осколків. Осколки і багато заліза на дорогах. Тому що seda pärast, et mante või tee peal on päris palju mingi killud ja killud iga pool kuskil midagi plahvatab, siis põhimõtteliselt. Siis peab hoidma. Et täpselt ongi vaja improviseerida kogu aeg, et ennast elus hoida. Järgmine mure oli, et kütus, et Azovstalis oli kütus, aga ta oli diisel. Aga autod, mis nemad kasutanud, oli benzoautod. Seda pärast, et see on lihtsalt tsiviiliautod, mis on läinud linnas. Потім стала величезна проблема, куди дівати поранених, тому що госпіталь дуже швидко. Järgmine oli see, et kuhu haavatud viia. Seda pärast, et venlased päris kiiresti hevitanud kõik haiglad, kus oli haavatud. Ja peale seda hakanud improviseerima, kõik haavatud panema kuskil keldrisse. Ja see keldrit oli vaja ka nagu ette valmistada ja jälgida, et seal on kõik nagu korras ja et saab hoida haigeid. Muidugi, jah. Ja ongi too momentis, kuna nad vahetanud enda asukohad, sõidnud järgmise keldrisse, nad saanud niikuinii mingi kauptuul ja kogu enda tavaar, mingi meditsiinivarustus, kõik, mis oli nende kaasas, oli ka hevitanud. Mitu korda nad lihtsalt kaotanud kõik enda nagu varustus momentis, seda too momentis. Siis nad töötanud, nendel oli päris nagu improviseerimine kogu aeg ja luutimine, ongi luutimine alati. Siis iga pool nad otsinud mingi meditsiinivarustus, mis nad võivad kasutada, mingi
haiglas, apteekas veel kuskil nagu otsivad siis täpselt sama nagu tsiviilid ka aidanud nendele, toovad mingi meditsiinivahendid või mis võivad nagu aidata. Kas tsiviilidega siis nagu läbi nende saadi ka süüa ja toitu ja kõike sükest asja ka või? On niimoodi, et pikem nemad jaganud toit tsiviilidega, seda pärast, et ütleme niimoodi, ukrainlased see on selline rahvus, et nad ei tahavad mingi kuriteod tegema ja linnas oli mingi laod, kus oli toit ja tsiviilid karnud seda ladu näiteks. Niisama saavad mingi toit seal võitma või midagi varastada. Siis ongi seevälased ise avanud seda ladu ja hakanud kõigile nagu seda toit jagama, muide tsiviilid lihtsalt ei tahtnud seda riski võita. Ta ütles niimoodi, et tema kolleegid, medikud, kes oli ka tsiviilis haiglas, siis too momentis oli arusaadav, et seevälased on prioriteetid, tsiviilid saavad vähem meditsiinitoetusi, siis tema kolleegid avanud meditsiinilaod ja hakanud tsiviilidele ka mingi meditsiinivahendid jagada. Ja ta nägid ise, et kuidas oli päris pikad järjekorrad, kus seisnud tsiviilid ja nad saavad seda meditsiinivarustust. Okay. Seda on väga tore kuulda, et tsiviilides ka hoolitseti. Aga sa rääkisid enne, kuidas te elasite ka suht palju keldrites ja ma teie loengust kuulsin siukest terminit nagu keldrihaigus. Et kas te saaksite seda palun kirjeldada? Praegu ta räägib meile seda juttu, mis see tähendab ja ennem seda ta tahad tervitada Guido Külm. Yeah. See on tema sõber, kes on Eestis ja tema teab seda selle eest. Too ajal nendel juba oli internet, side, siis ta läbi telefoni chattisid tedaga ja juba ütlesid temale, et mul on juba olemas seda keldrihaigus. Keldrihaigus põhimõtteliselt selline olukord, kuna sa istud nii kaua keldris ja keldris on niisugune akustika, et kui on väljas mingi plahvatus, siis sa kuulad seda plahvatusi veel nagu tugevamalt ja siis põhimõtteliselt inimene hakkab lihtsalt kardma. Kui ta on nii kaua keldris, ta lihtsalt kardab välja minna. Ja see on juba haigus, lihtsalt paaniline atak toimub. Ja ainukene võimalus, kuidas saab seda parandada, lihtsalt võita ennast kokku ja minna keldrist välja. Näiteks, mis temal oli, siis ta hakkasid tundma, et temal ongi see keldrihaigus, siis ta tegid endale niisugust harjutusi. Siis peale iga kauptuul ta ronisid keldrist välja ja lihtsalt vaatasid, kas tema auto on korras. Ja ta tegid mingi 3-4 korda päevas, siis läks paremaks. Väike näide, et tema kolleega, kes oli ka kirurg, tema kolleega, kes oli kirurg, nad rääkinud juttu, rääkinud, kuidas oli, siis ta mõtles, et kogu see 90 moona mürskid, mis kukkunud otse tema maja peale, seda ongi parast akustika ja sa kuuled seda kukkumist nagu valesti. Siis ongi inimene lihtsalt oli kogu aeg tegid operatsiooni ja mõtles, et kogu aeg pommitakse ainult tema majad, aga mitte. Nagu kujutab ette ja kujutusvõime siis mängib sellel suurt rolli. Jah. Okay. Відчуття воно близьке, це таки до паніки, і вихід тільки один. Якщо ти загружений роботою... Ongi see keldrihaigus, see ongi niimoodi, sul on mingi paanikatunne ja sama ajal sul on mingi endorfiin, ongi adrenaliin ka, et kuidas nagu, kui sa pead nagu keldrist niikuinii istuma ja mingi enda tööd tegema, ongi kõige parem lahendus, et leia endale mingi tööd, et sa oled kogu aeg teed midagi. Tegevus, leia endale tegevus. Ongi, siis teine asi seda hirmus, et ongi, kui sa kardad surma saata, mingi momentis ta ütles, et toimub niimoodi, et sa saad aru, et niikuinii saan surma, ma ei saa mitte midagi praegu muutuda, siis nagu sa võitad lihtsalt ennast seda ja lihtsalt tegeleb edasi, siis sul on juba lihtsam. Sa nüüd ei karda, et ongi, ta ütles, ta nagu jooksesid seda Azovstalist ringi, nagu tegid oma tööd ja hirmusi rohkem ei olnud. Ta ongi juba võitsid seda ütleme niimoodi juba saad aru, et mingi momendis sa saad surma, miks ma pean praegu kardma. Miks pingutada, miks üldse teha midagi.
No mitte niimoodi nagu ongi, see nagu töörutiin juba, saad aru, et ma ise kommenteerin, et ongi see nagu mürskid, mis kukuvad, see lihtsalt tööhäld. Need nagu käivad juba töö juurde. Jaa, see nagu maakis nagu midagi piksub, nagu frikartuli piksub, ongi see sõas, see on täpselt sama lihtsalt tööhäld. Ma lihtsalt nagu seda kommenteerin, jah. Panika, see on haigus ja täpselt sama see ongi, kui mingi inimene rahulikult, inimene, kes on autoriteetis, see on täpselt sama nagu haigus. Siis ongi, keegil on panika, teised jälgivad, endal on ka panika. Aga kui mingi inimene ka autoriteetis ja tema on rahulikult, siis teised ka jälgivad nagu, ma olen ka rahulikult. Ta on nagu eeskujuks. Okei, aga siin meditsiini teemadel juba rääkides, et mis on tänapäeva siis sõjameediku põhiülesanded? Alustame sellest, et ongi praegu tänase päeva taktikaline meditsiin on niimoodi, et ta saab seda jagada kolmeks punktiks. Et esimene punkt, see ongi lahingumeditsiin. See ongi võib-olla meie parameedikud, sanitaarid ja edasi. Siis teine, see ongi medevak. Et see ongi lahinguarstid, kes nad on. Ja kolmas etapp, see on haiglas juba tagalas tegelevad ja temal oli see teine etapp ongi, tema tegelesid meditsiiniga ja medivakiga, esmarkiga, et sõdurid jõuab haiglasse. Et tema peal saaks siis teha protseduure. Kõik protseduure, et võitleja on stabiilne ja jõuab tagalasse. Дуже сильно тиснув той факт, що вони працювали під бомбьошками. Це було дуже важко для них. Tema juhtimise all oli üksus, medevaki üksus ja tema ülesanne ei olnud ainult mingi meditsiini teha või mingi haiged, havatud inimesed tagasi viia. Tema ülesanne oli täpselt sama tagalast hoida. Autod, kütus, reifid ja mitte ainult autod. Siis täpselt sama ta hoidsid sõdurid motivatsioon, ütleme niimoodi, et tema juhtimise all oli päris palju nagu noored sõdurid, kes ennem pole olnud lahingus, seda pärast, et tema alates 14 juba oli lahingus ja tema nägid asjad ja siis ongi inimesed olid motiveeritud ja üldse nagu ei olnud võimalused enda tööd teha, seda pärast, et nad näinud enda surnud võitlejad, näinud päris palju sükest, ütleme niimoodi, amputatsiooni, siuksed olukorrad, et lihtsalt see parameedik, kes nagu peab meditsiini andma, teisi olid šokis ja ei olnud valmis enda tööd teha, ta lihtsalt oli kaotanud, tema niimoodi. Siis see ongi tema nagu välja oli ülesanne nemad jälgida, et nendele ka aidata. Siis kõik teeksid oma tööd korralikult. Ja, improvisatsioon. Ja ta ütles, et ta vahetasid terve seda Azovi Stalist, mis seal oli see Mariupolis lahingus, 12 autot. Ja, autot oli kogu aeg nagu Vene kauptul hevitasid nagu nende autod. Järgmine teema, et Azovis nendel on niisugune traditsioon, et nad evakueerivad isegi enda surnud võitlejad, et mitte keegi ei jää taga, et nendel oli kogu aeg naasteoperatsioonid, et sõdurid käinud ja evakueerinud enda surnud sõbrad ja see oli kõige raskem osa. Nendel oli külmkapautod, millega nad transportinud surnud võitlejad ja või lihtsalt hoidnud seal ja täpselt sama nad deklareerinud, kirjutanud lehe peale lihtsalt nimi, perekonnanimi, mingi andmed või lihtsalt kutsunud ja teipinud vasa käe juurde või pannud Frenchi tasku ja et pärast tuvastada. Ja see leht oli, ütleme niimoodi, kille sees selle jaoks, et verd või keha hakkad medenema, siis see leht on korras. Peaks vastama. Jah. Millised vigastused olid kõige levinumad üleüldiselt? Які травми були самі розповсюджені? Найбільш розповсюджені травмами це були уламкові поранення. Кілут. Кілут, кулі, kõik siuksed. Чи були це кулі, чи тільки уламки?
Інколи траплялися кулі, ну сучасна війна – це війна артилерія і плюс домінування авіації. Це були в основному ламкові поранення. See ei olnud kuulid, see oli kiilud ja. Et siis plahvatusest tulnud. Ja plahvatuses, et ongi, ta ütles, et praegu modern warfare, et suurtukissõda, mitte käsitulirelvad. Et põhirelvad ongi siis raketiheitjad ja suured siuksed õhuraketid ka, ma eeldan. Розумію питання. Маленьку ремарку зроблю. Сучасна війна, то для мене сучасна війна. Я провоював 80 Tässä erinevad vahendid. Tsiviildroonid esimene, mis temal oli haavatud, tsiviildroon viskas nende peale granaati, nad olnud söögi järjekorras. Tsiviildroon viskas nende peale granaati. Reaktiivsuurtukid, raketid, erinevad. Siis ta just ütles, oli selline olukord, et oli Vene sõdur ja ta andsid tedale seda esmaabi ja sama ajal nagu tema juures kukkus Gradi rakett ja seda raketi taga osa lendas läbi teda taga ja otse tema sõbrale sisse ja siis temal läks mingi käsi, lendas minema kohe. Ja peale seda ta said surma. От і, до речі, касетні боєприпаси вони використовували. У нас було все засипано цими парашутами від їхніх касетних боєприпасів. Ja siis venelased tihti kasutavad seda clusterbombid ka. See, mis plahvatus on õhus. Ja siis killud lendavad. See on ikka väga jube, et siukseid tehnikaid kasutati. Ja siis väga palju droone, nagu ma aru saan. Ütles niimoodi jah, et droonid oli päris palju, droonid oli kuu aeg õhus ja iga pool õhus. Päevas, öö, pole vahet, et ongi nagu ta ütles, kuna nad oli ümber piiratud, miks oli raske, et mingi 1 või 2 inimesed proovivad kuskil emaldada, et droonid oli õhus ja droonist oli termokaamerad ja praegu on raske. Ongi see vahet, et 14 ja praegu, et jalaväelased, näiteks venelased, nendel on termo mingi sihikud, droonid on olemas, droonid ka termod ja siis praegu on päris keeruline. Ja siis nendega nagu näebki lihtsalt kõik ära. Aga tulles tagasi nende kildude ja vigastuste juurde, et kuidas oli sõdurite meditsiinilised oskused või nagu üksik võitleja siis meditsiinilised oskused? Nagu ikka Azovis oli niimoodi, et meditsiiniga seal oli kõik hästi, nagu Azovis oli päris nagu tügiv meditsiini väljaõpe, isegi tavalised sõdurid. Ja sükene tendents oli selline, et näiteks sul on puhkus ja sa ei saa puhkuse minna, kui sul ei ole ennem puhkuse meditsiinitest läbitud. Et ongi lähed puhkuse, et pead meditsiinitestid läbitada. Et ütles, et lahingu olukorras jah, seda meditsiini pool, nendel ei olnud mingi viige probleemid. Aga ütles, oli üks intsident, et sõdurid pannud liiga tügevam seda škutit, turniketti, ütleme niimoodi. Et seal on olemas mingi nervine osa ja see nervine osa oli ka nagu surnud põhimõtteliselt. Kuna positsioonil oli Azovi võitlejad, et tema töö oli väga lihtsam, et sõdurid ise teinud kogu triaaži ja kogu see meditsiini ja isegi nad teinud nalja, et ta oli lihtsalt nagu meditsiinitakso, et ta ei pea mitte midagi tegema, lihtsalt paned inimesed ja viisid minema, et Azovid saavad hakkama nagu päris hästi nagu ise meditsiini tegema. Seda on vähemalt tore kuulda. Süüke huvitav küsimus, et meil juba siin kõigil ajateenijatel on olemas oma skutt, rõhkside, esmaabijuhend ja kolmnukrätik. Et millised olid teil üksikvõitja tasemel siis varustuselementi? Kas on sarnane või kuidas oli? Põhimõtteliselt on niimoodi, et ta ütles seda, et ta hakkas sinu varustust vaatama ja esimene mitte ütles, sinu turnikeet ei olnud valmis. Ja turnikeet ei olnud valmis, ta ütles, on näha, et seda turnikeeti ka harjutatakse, aga ta ei olnud valmis, et on vaja mingi esmaabi andma. Ja ütles isegi praegu mingi valge tuba, rahulikult olukord, aga võttis nii palju aega, et seda žgutti lihtsalt ette valmistada. Ja praegu ta näitab, kuidas õigesti žgutti kokku panna, et on valmis, kui sul vaja kasutada, see kohe võtad kätte ja kasutad. Зараз я покажу, як це робиться.
Якщо вимушено турнікетів не вистачало, якщо турнікет, це не рекомендується, але солдатська. Я швидко перекладу. Так, продовжимо. Трошки підтягуємо стропу, щоб вона була розправлена. Alustame sellest, et žgutti vaja nagu laeli tõmbata. Ja, et on sirge. Схоже на оригінальний кет, тільки незвичний темний колір. Далі, ми дуже рідко заправляли в дві петлі. Як правило, заправлялася так петля. Це одна із форм зберігання турнікета. Ділиться на 3 частини. Зараз трошки більше. У нас було так, що через 2 петлі це на ногу, а через одну це на руку. Це так само, так інструктор вчив. Приблизно так. Трошки зараз. Siis ongi, kui Це готується, on korras, saad läbi ühte auku panna, et saab готується до kiiresti бою. kasutada. На 3 частини. І цей турнікетик дуже гарно складається вдвоє і ставиться в підсумок. Приблизно раз підсумок, 2 підсумок. До речі, має теж турнікет з собою. Інший варіант був дуже економить час, коли потрібно накинути на руку. Він вже готовий до... Після цього ми його роз'єднуємо, затягуємо і далі починаємо крутити. Економимо дорогоцінний час. Інший варіант... Ongi, me teeme seda, et saame kiiresti seda turniketi kasutada. Інший варіант не дуже популярний, але я теж його використовував, коли ми турнікет завжди, от жест такий завжди, ми його трошки витягуємо. Ongi see, sa pead pinguda tõmbata, ta on sirge. Турнікет закручується, називається аулітка. See on teine variant, mida ta näitab praegu. See on tiku nimitakse lihtsalt nagu. В цій формі турнікета трошки легше працювати, якщо See ongi lihtsam, kui näiteks sul on vaja jalg. Єдиний мінус, Jalg on haavatud või mingi luu, siis ongi niimoodi saab kiiremini. Lahti tõmmata ja siis... перчатки, зима ми можемо її відкрити, щоб Et kui sõdur tahab elada, et kaasas peaks olema 2 kutti. Ja vähemalt 2. Et sanitaari või paramediku käest vähemalt 5 või meditsiiniauto, kui ma ei mäleta praegu number, aga umbes 10 oli, mida ta ütles, et näiteks siis meditsiiniautost peaks nagu vastu tagasi žgutit andma. Näiteks sõdurid on teginud meditsiini, kasutanud enda žgutit, siis meditsiiniautod saavad juurde. Sest järgmine küsimus oli, näiteks mul on ka endal nagu žgut on kille sees, et näiteks vihm, tolm, ma ei tee, päike, veel midagi, et see žgut ei laguneb. Aga tema ütles, et žgut peaks olema avatud. Vot, et saab kiiresti kasutada. Ja, siis järgmine on side. По бандажу можу сказати, що він розгерметизований, на війні ми, тобто він вже не стерильний. Praegu ta räägib seda, et ongi nagu see on side ja paki sees on juba õhk, siis ta ei ole nagu steriilne, ütleme niimoodi. Aga ta ütles, tegelikult see ei ole probleem, et näiteks see Poola eriüksus ütles, et kõik, mis on steriilne, see on meie nagu mure, lisamure, ütleme niimoodi. Ja, et näiteks tema sidmed oli niimoodi, et ülemine kott oli kohe nagu emaldatud. Seal on 2 kotti. Ülemine on avatud ja see kile all nüüd oli veel. Et saab kiiremini ja lihtsam avada. Et nemad sõdinud külma olukorras ja kindlad muu asja, et ongi nagu niimoodi oli lihtsam. І я скажу, моя особиста думка, я можу помилятися, це більш важлива річ. Ja põhimõtteliselt ta ütles seda, tema ei olnud mingi muure, et nendel oli seal see sidmed oli natukene suurem. See ongi see väike ja nendel oli natukene suurem. Ja see on kõigi tähtsam nagu meditsiinivarustus, mis on praegu vaja. Kõigi tähtsam, et näiteks temal oli umbes 200 olukorda, kus temal oli vaja nagu uuendada enda meditsiinivarustus ja kui aeg oli vaja seda sidmed. Ja ainult üks kord oli vaja see kord, kus oli vaja skutit nagu uuendada seda pärast, et sõduril oli mingi arteriaalne verijooks, siis ta hakkas tamponaadat tegema, ongi temal on žgut pannud, aga ta hakkas nagu üle vaatama, et nagu tegid žguti lahti, siis ongi värt läks välja, siis ta keerasid uuesti kinni, ongi selline olukord. Так, далі, я так розумію, це картка пораненого або пам'ятка, да? Це просто як книжка, у якій тріаж і все буде написано. Так, тріаж бачу. Це нас по цій схемі ми вчили. Чудово. Ta räägib praegu seda, et ongi see raamat on päris huvitav.
aga noh, ongi lahingu olukorras sul ei ole aega, aga siis kõige sõduril oli, et ta soovib ise nagu printinud endale välja, et et harjutada, et näiteks. Aga mist sul on kaasas? Kuidas? Mist? Kas siin taga ei ole seda? Taga ei ole. Картка поранена гоя? Є. Ні, карти поранена не бачу, найнлайнер я бачу є, значить міст має теж бути, є карта, міст є. Міст є, так? Окей. Це мul on І навіть з розшифровкою. Отака штука, це класно. Ми друкували самостійно, але використовували тільки на етапі тренувань. Косинка, зрозуміло. Kosинki не часто використовувалися. Põhimõtteliselt niimoodi, et see praegu ratik, siide ja škut ja juurde näiteks panna mingi nuga kääred näiteks midagi, millega saab lõigata. Ja see on juba minimaalne mingi komplekt, millega ta on nagu rahulikult, kui tema käest on. Ja ta ütles, et ennem ta oli nagu eriüksustel ja nenda mingi meripäelased ise kasutatud selline väiksed komplektid, seda pärast nad ei tahtnud kaasada suured mingi medpouch tassida, et ongi taskus lihtsalt oli minimaalne meditsiinikomplekt. Я звернув увагу, це перший раз, коли я бачив кишеню на стегні. Це в естонській армії. Це класна річ, так. Що ще можу сказати, на наші турнікети, ці хвостики білі або сірі, на них пишеться час накладання турнікету, але він завжди дублюється на чолі. Praegu me räägime sellest, et milline IFAK või IFAK oli Azovis ja põhimõtteliselt see oli ennem vähem sama standard, mis oli terve Ukraina kaitseväes, armees. Ja põhimõtteliselt oli täpselt nagu meil, aga oli seda plasterid. Plasterid. Ja ma ei mäleta, kuidas täpselt nimetatakse, kus sul on pneumotoreks. Ja plasterid, nael oli, marker oli ja oli Celox. Ja Celox oli ei ole nagu mingi puuder oli või oli mingi nagu siidmed, noh, ei olnud mingi täpselt standardi, milline ta oli. Ще є Combat Gauss, звичайно, це Celox. Зараз він йде компактний, там Z-Line йде, він чудовий, він зручний. Так, у американців ще є пара рукавичок. Järgmine on niimoodi, et mis nendel oli, et see oli külm, ütleme niimoodi, talv oli, külm periood too ajal ja päris keeruline oli nagu seda, kui inimene on haavatud, seda haava juurde nagu saama ja üles leida, seda jaoks oli vaja mingi päris nagu kvaliteetsed kääred. Sest sul on paks riided ja seda kõik riided vaja nagu ära lõigata, et esmaabi teha. Et ongi nagu praegu nende armees on see muure, et see käärid, nagu nad ei ole kvaliteetsed, et nad ei lõika mitte midagi. Tii частині, де я потім служив, був пілпак. Ja edasi ta räägib, mis tähendab pilpak. Siis põhimõtteliselt pilpak, see oli selline tügev karp, et tema ütles, ma isegi ei tea, kus sükest asi leida, et näiteks fabrikas plastikpudel, mingi Coca-Cola pudel 05 ja on olemas mingi selline plastikust tehtud fabrikas seda pudeli osa, ta läheb soojaks, õhk läheb sisse, siis ongi ta vormistab seda pudeli, et ongi see väike nagu osa, mis ta on alguseks. Ja see on, need kasutavad nemad pilpakiks. Võeti läheb sisse, õhk läheb sisse, siis ta on tügev. Ja nendel on tablet, antibiootiku tablet, päris tügev tablet ja 2 tableti mingi 2 tükki valuvaigestid päris tügevad. Siis ongi seda pilpak, et kuna sõdur oli haavatud, ta ei joonud seda tabletit, pole vahet, nagu, mis temal juhtub, nagu jood kõik tabletid korraga ja kuna tema juurde jõuab seda parameedik, valust rohkem ei ole. Siis kui on vaja, siis parameedik annab midagi juurde, aga suures piltis tööd on tehtud juba. Praegu ta räägib seda, et mist, mis me kasutame misti ka, et põhimõtteliselt ongi mist raport nagu sõdur ise kirjutab või mediväkis kedagi kirjutab, aga kuna sõdur juba haavatud jõuab kuskil haiglasse, arsti juurde või kirurgi juurde, siis kirurg lihtsalt viskab minema seda misti ja tema jaoks ei ole dokument, siis kirurg teeb kõik asjad uuesti. Nagu ise? Ja seda pärast, et kui kedagi unustasid midagi kirjutada või panen midagi valesti, et inimene saab surma. Aga praegu ma küsin teda, näiteks kui keegi juba paned valuvaigestid, see niikuinii on vaja teada. Ja see ongi selline muure, et
erinevad mentaliteetid ongi, temal oli väliõpe näiteks Eestis, ongi eestlased teevad seda, näiteks arstid, kes on edasi Ukrainast, nende jaoks ei ole mingi dokument, nad ei tahtnud kuulata, et ongi mingi ajal ta ise lihtsalt karvisid, et ongi, siin on see, tee niimoodi, aga suures piltis nagu nad ei kasuta. Aga muidu siis võib öelda, et kõige suurem varustuse puudus oligi siis need sidemed. І зараз таке питання, чого найбільш з медицини не вистачало, от, чого потрібно було цього. І потім медикаментів, знеболюючих. Valuvaigisti ja sidmed. Kuidas te siis nagu asendasite neid sidemeid või mis lahendusi leiti? Kui parameedik, arst, mis iganes, kui tema oskus on piisavalt, siis ta saab rõhksidet nagu ise ehitada. Et põhimõtteliselt see, mida ta ütles, sides on juba valmis mingi ühe produkt, aga nad kasutavad lõikanud mingi riided, termosärkid ja ehitanud ise endale sidmed ja ta ise ütles, et kui para nagu on oskab, et ta ei saa nagu, ta saab nagu ehitada ise mitte huljem kui side. Ja kuna nad jõudnud Azovstali, siis seal nagu nad leidnud päris palju nagu sidevahendid, et see oli mingi suur faabrika, kus nagu võib-olla tekivad mingi intsidentid, siis meditsiiniga see oli täiesti okei, seal oli päris nagu palju nagu meditsiinida ütles. Ja siis jälle tuleme tagasi sinna, et tuleb ise leiutada asju ja luutimine. Ja täpselt. Aga nüüd hakkame siin vaikselt juba asju kokku võtma, et millised olid kõige raskemad aspektid teie jaoks? Najvažkejši momente. Suures piltis kõige raskem osa oli see, et tuli käsk, et nad peavad vangi minema. Aga teine, et tema nagu käes suri ära patsient, et põhimõtteliselt see oli piirivalvur ja ta andsin temale mingi esmaabi ja põhimõtteliselt ta mõtles, et see inimene on simulant, aga siis ta pole avastanud, et temal on mingi päris suur trauma ja siis põhimõtteliselt ongi ta suri ära tema käest ja siis ta võtsid seda nagu ja siis isegi teda juht, nagu medivaki juht nagu hakkasid tema nagu kuidas seda öelda nagu eesti keeles? Muretsema tema... Ja, ütleme niimoodi. Ja, et see on nagu päris keeruline. Ja. No ilmselgelt kõik see olukord seal on väga keeruline. Aga kas on teid võimalik kusagil veel kuulata? Mingid loenguid teete või mis on teie tulevikuplaanid? Ta on rehabilitatsioonis ja siis 5 päeva pärast ta läheb tagasi Ukrainasse ja ongi see 5 päeva jooksul, temal oli ainukene üks veel intervjuu, tema sõber teeb temaga intervjuu ja kui keegil on huvi, ta on uus aidata ja midagi välja rääkida või näidata. Ja. Seegi pilt, aga suur aitäh, et tulite siia saatesse ja jagasite oma lugu meiega. Він дуже дякує, що ви прийшли сюди і розповіли свою історію. Дякую, мені було приємно поспілкуватися. Suur aitäh, temal ka meeldis. Et selline oligi meie tänane podcasti saade. Mina olin teie saatejuht Reames Romanovski. Suur aitäh uuesti seersant Ihorile ja meie tõlgile ning muidugi ka teile, meie kuulajad ja vaatajad. Kui teil on mingid soovitusi, mõtteid, mida paremini teha, mis teemasi rääkida, siis kõike seda saate jagada meiega kommentaarides. Lisaks jälgige meid ka Facebookis ja YouTube'is Sõdurilehe nime alt ning Instagramis @kaitsevägi.edf. Aitäh teile ja järgmise episoodini!